Noh, järjekordne kalareis on algamas. Meil on seekord 2 paatkonda, üks paatkond pani hommikupoole juba Saaremaale ja me oleme siis teine paatkond läheb järgi. Ja siis mis plaanis on? Terve nädal 3 päeva kalal. Pühapäeval võib-olla ei jõua, sest et ma arvan, et me jõuame 2 päevaga siin isu täis püüda, aga vaatab. Meil on pühapäeval terve päev aega. Ja mis eriti vägev on, siis tegime ühe võrguloa. On ja kalastuskaart, 9 euri nädal aega võid ühe võrguga püüda, see on õpetus ka, kuidas lippu teha, eks ole, isikukood peale ja nii edasi, eks. Siis paneme esimese asjana kohe sisse selle suht. Siis meil juba on teada, kus sadamasse lähme ja meil on majutus pandud sinna ligidale. Üle siis väikse väina ja vasakule kuskile. Mina olen esimest korda seal pool, vaatame, mis saama hakkab. Juba paar 30 kraadi sooja. Esimene paatkond on vähemalt ühe augi juba kätte saanud. Esimese pildi saime. Meil on siuke võistlus, et igaüks peab 10 euri. Kes laupa õhtuks kõige raskema augi saab, siis saab 50 euri endale viiekesi. Meil on 2 ühes paadis. Ja siis esimeses paadis on Vana Peeter. Vana-Peetri poiss, Stenar. Ja siis neil on vanaisa küked kaasas. Meil on Noor Peeter ja Noor Peetri poiss Mattias. Et me ise arvan, et me saame rohkem augi 2 kui need. Meil on igasugused sorte saare slaidereid ja Matu sai kingiks rustika rohuvaba landi slaideri. Seda nagu kindlasti proovida, äge värv. Ei saa seda praegu kätte, aga järgmises videos äkki näitame. Higistame veel natuke Regula peal muuseas. Nii palju rahvast läheb Saaremaale, et saime Regula peale. Nostalgia, minule küll vähemalt. Saaremaa särka selles, et saab vägev olema. Nii, võrk läheb sisse. Lipu peal on isikukood, loa ja siis ühe võrgu võib panna, üks võrk ongi. Üks võrk on veel paadis, aga see läheb teisele paatkonnale ka. Kahjuks. Jah, kahjuks jah. Ma vaikselt alla tuud sisse selle ja siis õhtul ennem kojuminekut saame nõudma tulla ja ööseks ka sisse. Ja nii et unboxime saare slaideri. Ja, täiesti tued. See pidi vale, aga jah, millega ma praegu teen püüa. Estlandi siis selle mehe enda lemmiklant olema. No proovime ära Saaremaal. Kui meid niimoodi lüpsad nagu see, kes me spinnerpadiga lüpsid, need Our Fishing Tripsi mehed, siis sa tead, tule ukse taha. Okei, tule, sest et ülejäänud landid töötavad see super hästi. Aga meil see kollast ahvenat pole veel proovinud. Panen ikka veel võrku, vaikselt riivime, 45 silm. Otsime ikka suurt kala, väikest, palju kala me ei taha, me tahame mõnda kala, aga suurt. Paned kiirabi või? Jaa. Päev, no nii, väikest part. Ja võrguke ongi sees. Püüa nüüd trofeesi meile, ilma et me vaeva peaks nägema enne. Oi, kui väge siin püüda. Teiste meeste paadi häältamist ka kuulda kuskilt. Teeme paar viset, siis läheme järgi neile. Noor merikajakas. Väga ilus suur loom. No Matu, kuidas läheb? Pole veel võtnud. Mul ka panin kollase ahven otse. Esimene vise ei tulnud. Ma ühe viskame teinud. Kas rustikaga proovime pärast? Rustikaga varsti proovime, kui heina on. Heina vahelt on sellega vägev tõmmata. No, sõber lendab minema. Matu viskab rustikaga esimese viske. Aitäh, Alar, et selle kinkisid Matule. Väga ilusat värvi. Ja Mattias ütles veel tegelikult kuldsed sõnad, et see ei ole mitte ainult rohuvaba, vaid see on ka inimestele ohutum. Muidu 2 konksu lapsele
kätte kinni või ükskõik kuhu jääda, eks ju. Siis sellel on konks peidus, et see on päris palju turvalisem. Eelmises videos meil üks kommentaar oli selline, et kui me jõe ääres olime, eks ju, et pükstega on seal päris ohtlik. Vool oli tugev ka, väga õige oli see. Et oleks võinud vöö peale tõmmata ülevalt, eks ju, ja päästevest ka. Et tegelikult me need asjad oleme omavahel rääkinud, aga alati saab paremini ja edaspidi me jah, nii ohtlisse kohta võib-olla ei lähe pükstega. Et see, kui sinna sisse kukud pükstega, siis oled nagu kork seal teistpidi. Siin ise tulnud, aga noh, konkreetselt 30 kraadi sooja ka, aga oleks ma augu, ma ei viitsiks tulla praegu. Võib-olla sügaval minema, vaatama. Neptuunile tuleb ka lonks anda. Õige, Matu! Nüüd hakkab tulema kala alles. Nüüd lähme otsime teise paatkonna tüübid üles ja vaatame järgi, mis toimub neil. Anname neile nende võrgu ka ja las nad ise vaatavad. Aga nad on päris kaugel, peame natuke sõitma seal. Viiskime võrgu vette, eks ju? Ma ei kuule isegi sind mootor veel. Aga meil on väike äikese oht, sest et palav on ja igal pool on pilved. Aga noh, pole hullu. Meestel otsas täpselt. Õige läheb jõudsime. Hoppa! Kena poiss! Oi, kukkus otsast ära. Näh! Mait oli siin otsas. Ei ole või? Oli või? Kurat, läks minema. Vana see Kristo on neljas on praegu otsas juba. Mait on äpis töötab. Teised meil pole keegi saanud. Oi, kui hea, korralik asi on seal. Mait oli ka otsas, no küll hakkame püüdma vaikselt. Aug käes meestel. Vanal Petsil korralik aug. Nii närvis püsib lanti. Siin on läbi nüüd. Aga kui ilus. Pole siin rohkem midagi, aga Tõmbame sirgu. Tõmbame sirgu. Saime nüüd siit 1, 2, 3, 4, 5 ahvenat ja need on vist maailmas suurimad, mida me oleme saanud. No milline suur on? No see on ilmselt kõige No, suuremaid. okei, mõõda musi otsast saba otsani. Ops, niimoodi panen sirgu. Mõjan siit. 40 täis. 40 täpselt, Ja nüüd kaalu see siguraga. Võta. Nii, võta. Midagi läks siin täitsa sassi. Error tuli ette kaalul. Mis me tegime siin? Kas see kinni panna? Võta 2 tükki kätte, näitame kui suured on. Ma võtan 2 kõige suuremat ikka või? Jaa, muidugi. See on siis teine. See on ikka siuksed kalad, et siis 45 silmvõrd ka, aga see on väga väiks, ma tean ka. No miks saab põnev olema, miks saab põnev olema. Tahaks näha teiste nägusid, ma olen nii äge, ma olen oma augidega nii äge. See on 1-kilosed augid, oi. Mis meil 1-kilosed augid, meil on 1-kilosed ahvid. Paat täis. Nii.
see konks siis taas. Nii. Palju on? 820 grammi. Oo, peal kilo ja. Oi blää. No Matu, läheme vaikselt koju. Mis sa arvad siis tänast esimesest päevast? Mõtlesin, mida ma arvan. Tahaks homsest hommikul näha, palju neid seal on. Jah. Vaata täis neid. Ma sõin 7 juurde päuel sisse praegu. 7 ahvenat oli võrgus ja 2 tükki haalusime ära, mõlemad 820 grammi. Kõige suuremad. Noh, teised tõid ka ilmselt siin. Ühesõnaga täna saab suppi ja suitsu ja kõik asju. Suitsu? Tõde. Kaes. Õlut ja suitsu. Ja augi ka. Teine koht on see augi, me saime ahvenat. Meil tahavad poodi süüa tooma meile juurde. Mis neil puudu olid? Sibulat meil on. Midagi oli puudu neil. Näed käsest. Vägev kämping meil siin. 2 tuba ja köök. Hakkame siin vana petsiga ja Matuga hakkame kala puhastama. Ja suitsu ja kõik. Nii, augid puhastatud. Varsti läheb grillile. Meil on luuna tulnud. Räigelt lühikese sabaga luuna. Otsime. 15-aastane koer. Koir on 15-aastane. Ja, Ta elas üle 2 infarkti. ja auto all oli ka hea. Ja oli auto alla käinud. Väga tubli koer on ikka. Ei võta. That's good. Oota, tutvustan maja. Me siseneme majja. Siit võtame lätud ära. Välja arvutud ka siin. Jah, kahjuks me suitsukalasid teha, seepärast et lööb Siin magab. automaat välja, 40 amprine automaat, aga ei tea. Seal magab küket. Jah, kus me magame? Meie. Ei, tegelikult on meil kõigil on voodi olemas, aga me panime ikkagi telgi ka, et saame rahulikult magada. Mis mõttes kõikidel on olemas? 5 voodit, 2 tuba on, köök. 1, 2. Jah, see teises Oota, meil on täpselt 5 ju. Jah, teises ruumis on 2 voodit, siin on 3 ja meil on veel telk ka lihtsalt, et saaks rahulikult magada. Täpselt. Mina tahan Siia? Sliipida. Jah. Majas sees. Jah, võid vabalt, see pole probleem. Lihtsalt ma pean päevavara mõttest üles võtta, et väike matk ja mõnus. Mis teed thanks? Teen kala teil Mis siin. kala on? Ookun. Petsai 820 grammise. Very big. Mina. Matu ka sai. No nad said 2 tükki. Nad said 2 tükki. Ja Pets, nad said 2 tükki ja Pets ei saa mitte midagi. Kõht on küll nüüd juba. Noh, on laupäeva hommik. Me läheme võrku välja tooma, teised veel magavad. Ja me oleme teisi kohta täna, sellepärast võtame võrgu välja. Mitte ei nõua. Eile sõime ahvenat, tegi see suitsuõhi ei hakanud tööle meil, elektrisuitsuõhiga ja siis kokatädi Stenar tegi maitseainet ja majoneesiga ahvenale sisse. Oi kui hea see kõik see ahvenat ja siis ma läksin kell 11 magama või niimoodi, ma ütlen natuke hiljem. Kell on praegu 7.06 ja me oleme kohe sadamas läheme, võtame võrgu välja. Kataabra ja juba tuli. Ja see tuli ahven. See on roosvärv. Säina. On meil võrgust välja tulnud päris korralik. Ikka eile tuli niisugused paakad. Võrk on veits katki. See on vana kükesti võrk. Nii et jah. Võt ilusti.
üks seinas oligi võrgu peal, Matu laseb selle lahti. Meil on pikk päev ees ja praegu pole see seinega teha midagi. Ja pileid ka tõesti. Ma arvan, et ta toibub. Natukene algul võib-olla uimane. Läks ära või? Näe, sealt ära. Ei näe. Nüüd lähme teise sadamasse ja teise kohta. Esimene mini haug. Väga väike. Spinnerbait. Enam ei ole pahased. Spinnerbaiti peale. Ja ilusti otsa ka. Kala viga ei saanud. Teeme reliisi. Mida suuremaid? Nii ole see. Lase. Natuke toibub ja. Tšau. Püüan uuesti ilma. Polnud teda midagi. Elu sisse saab kohe. See on väikse supluse vahepeal, Matu ujub seal. Kuskil. Teised mehed lähevad nüüd teist kohta otsima siin. Ikka tuli, mõlemal paatkonnal tuli, aga väiksed. Võib-olla olid seal mõned mõõdus ka, aga lasime lahti. Praegu päev noor alles. Aga mul on spinnerbait 2 tükki toonud juba. Nii et rahul sellega. Jumal hästi seda nagu leidsin, et madalas vees ja rohu seest tuleb päris hästi läbi. Palju paremini kui need kolmikuga. Aga noh, ikkagi see haakumine on kehva natuke, ikka mokka otsast. Kolmik jääb ikka paremini kinni. Eks see võltsi vahepeal ja ma käisin ujumas ja korra Matu peale sealt ja lähme otsime uue. Nii, Matus ujub seal päästevest seljas. Ma viskasin siin üksinda ranti. Ainult spinnerbaidiga saab visata. Laveerid siit ernevalt läbi kuidagi. Ja tuli ära spinneriga. Pole veel kaalnud, aga no 1,5 kilo ikka on. Tuli ära, nüüd peaks mina juhtima. Kõik mehed panid 10 euri, meid on 5 tükki. Ja siis kes laupäeva õhtuks, siis täna õhtuks kõige rohkem kaaluva haugi saab, see saab 50 euri endale. Ma arvan, et ma juhin päris kindlasti. Kui pikk? Ei liig. Näeta, ma hingin. Nii. Lihtsalt tagasi minna. Nina otsast 60. Oho. Kõrvalik ja. Nii kaalum ka ära. 1,40. No ikka. Selle nädalavahetusega kõige suurem praegu meil vähem. Täielik leitsak on. Täielik tuulevaikus ja ma ei tea, 30 kraadi soo ja 2 korda ujumas või Matuga vähemalt käinud ja üks ahven ja üks haug on siis, kes siis meil? Millimällikad ujub siin, ma ei tea, kas siin on näha või? Millimällikad ujub palju. Nii, uus pardarekord üle. Nägin kaugikus hüppad sulpsu. Noh, palju eelmine oli? 60, eks ju? See on 72. 72 tuli ära. Ja tahtis paati hüppata. Kõigepealt tegi siukest sõitu ja siis läks muda sisse peitu. Proovisin kahva kätte saada, siis ehmatas ära. Kahva läks pooleks. Kahva läks pooleks lihtsalt, jah. Oh my god, siuke sõit oli sellega. Kohe vaatan, palju kaalub. Noh, palju kaalub? 2 kilo. 2,27. No ikka päris hea. Viskasin lihtsalt selle uue kollase Saare slaideri minema koos millega siis, trossiga või? Millega siis, jah, igastes lendas piu minema. Sõitsime kähku mootoriga
sellele järgi, kus mullid tulid ja Matu lõid muda sees üles ja sai kahvaga kätte ka. Ma 20 € reaalselt võlga sulle. Oh my god. Meil on 2 trossi pooleks läinud ja üks ritt, see ritt oli ka vana, mingi kõige odavam ritt. Ma viskasin lihtsalt, tahtsin visata ja siis viskasin pooleks. Ja siis mul on 1 lant kindlalt ära läinud või 2 isegi. Aga koos nende trossidega 2 lanti ka läinud, eks ju. Ja sellest uuest Saare Sliderist oli kahju. Siis üks kohalik mees siin just ütles, et seda Saare Sliderit isegi seinad võtab, et sa võid ka proovida siin. Seinavarved on siin täitsa... Veits viskas selle minema. See on lolli nagu, ma ütlesin, mida sa vahid, läbi minema nüüd. Jah, ta mõtleb, ma oleks vahti vähend lihtsalt, ma ematsin hirmus asjast läinud lihtsalt. Aga vägev, tegelikult on vägev, ülivägev. Meil vahepeal hakkas, tegime siukse challenge'i, et kes panin mõlemad Saare Sliderit otsa. Matu pani, millised olid, punase musta, eks ju? Punase-valge. Punase-valge, ma panin, kiirabi panid sinna, ma panin kollas ahvena. Et kumb ennem augi saab, eks ju, siis Matu võib minu ära põletatud kohta, eks ju, päikese ära põletatud kohta näpuga litsada. Ja siis, aga mul pole Matut midagi litsada, siis et kui mina ennem saan, siis ma litsun Matu silma. Siis ma pärast litsun, sest ma sain ennem augi. Mina proovin nüüd sellega. See on hea mõte. Ja ma hakkan remontima ja vaatama, mis mul juhtus. Augid ja ahven kessis ilusti. Ja vägev kõik. Otsas. Ja päris hea koha leidsime. Igal pool hüppaks. Aga... Ikka väike. Ei, mõõdu võist ma arvan. Mõõdukas. Aga ma arvan, me laseme selle. Laseme praegu tagasi. Ma oleksin ka... Ma võtsin meie kindla asja suht. See on hea. Ma mõistan ikkagi lasega vaja. No jaa, aga mida me teeme sellega? Nii, Matul järjekordne auk käes. Väga väike. Aga alakas. Alakas, jah. Aga vägev. Aga mis täna töötama on ikka kollane Saare Slider? Vägev. Päris hästi. Me ei jõuagi lugeda veel õnne. 10 kala on küll vist juba paadist läbi käinud või paadi äärest on. Ja Matu sai ka 1,5 kilose natuke tagasi kätte. Ja... Kus sa selle näpi? Ma panin siia maha võtta ja lasen lahti. Oba, Matul jälle käes. Korralik. No saad sõita teada ka. Siuke naaskel ikka. Ott ära. Kool, 2 hea. Tegi tsoki, tagasi alla. Matul jälle otsas. Kõik siuke kilokanti. Pait. Ja... Oi, kus töötab see Saare Slider, thank you. Viskame ülejäänud andid vist minema. Tervist, elu. See on nüüd täna minul küll viimane auk. Ja see on... Ta ütles, et see on viimane vise ka. Ja ta saigi. Ja ta sai ka eluka. See näeb väike. Seal vee sees välja. Ma arvan, see on suurem kui meil. Ei, siin samas ma arvan. 2 kindlasti. Tuleb. Issi juurde. Issi küll. See ei mahu kahv ära. Pooleks. Sitta ja nüüd. Ma ei tea, mis see kahva viga on. Oota. See käibki nüüd. Ui, see kohe. See on suur äris. See on suur äris. Natuke suur. Tuli isiklik rekord ära. 3,24. 79 centimeetrit pikk. Vees tundubki nii suur. Vees tundus nagu mingi keskmine, näiteks nagu see 2-kilone. Jah, aga välja tõstsime korralik kotakas ikka. Näita. Jõu, man, seda ma kessi ei pane igaks juhuks. Sööb teised ära. Sööb teised ära, jah. Siis läheb veel suuremaks. See on veel suurem. Korralik, jess! Ma arvan, et selle challenge'i, mis me meestega tegime, selle ma olen juba võitnud. Vist. Jah, tegin Matu Kõbar challenge'it vahepeal. Et panin mõlemad Saare Sliderid erinevad sisse. Kes Essa-Anna saab järgmise kala, siis see saab jälle seda sama asja teha. Jah, et mina Matul näpuga silma torgata ja Matu näpuga kõige rohkem põlenud koht. Ei, ma saan nagu käega. Jah, käega, jah. Ja nüüd saab mõlemad, sest et
tegime 2 korda ja üks kord sain mina kala, teine kord Matu. Aga võrdne. jah, kes on igastahes Haugi ja üks ahver ja siis üks krokodill ka veel. Üks krokodill Villi. Ja meil on võrk ka veel sees. Panime ahvena kohta selle sügama. Me oleks pidanud siia. Et me peame nüüd ilmselt minema, mehed ootavad. Kuidas päevaga rahul olete? Väga rahul, väga rahul. Kõik näosid punased ja? Siin. Väga rahul, hakkame kohe kalasukki tegema, näed. Kokateri. Pardulid juba tehtud. Kus kala on? Kala siin. Okei. Mis veel siis läheb? Till, näed, till siin. Munad. Leiva sööme peale. Sibulat. Hästi, see pidi siuke komme olema, et kokateri pidi midagi muud ka andma, kui ainult süüa. Annab. Annab kõigile. Niku saab ja Vana-Tallinn saab ka. Siia. Normaalne. Kurat, kokateri Stenks tegi nii hea suppi. Teist päeva järjest. Meestelt lihtsalt kulda. Kalast on ikka... No kuidas supp välja tuli? Kurat, ma ei tea, kõik idavad juurest tuli hästi. Kuum läks. Noh, kes ikka seamoodi sööma hakkab siis. Roosid. Oota, mul on miski Mammuslased.